Tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Teen täna ladumise, kus ma küsin, et mis vajab otsustamist, lahendamist enne selle aasta lõppu. Et väga pikalt ei tee, 7 varianti. Ja mul on siis Lenormandid, on ühed oraaklid ja on veel ühed Lenormandid lisaks nendele, mis on minu jaoks tavapärased. Ja alustan Amazoniidist ja lõpetan roosa kvartsi juures. Nii. Ja kui sa valisid Amazoniidi, siis mis ootab lõpetamist, otsustamist, joone alla tõmbamist veel sellel aastal. Mis see võiks olla? No siin on nüüd küll väga selge sõnum, et mingid kannatused lõpevad. Et väga pikka aega kestnud probleem leiab detsembris lahenduse. Lahendus tuleb läbi mingite sõnumite, läbi teiste inimeste. Ja mingid täiesti uued arengud tekivad sinu elus. Ja tegelikult siis sinu kannatused on olnud seotud sellega, et sa oled mingeid otsuseid edasi lükanud ja sa oled ise nagu muutusi vältinud või ma ei tea, kas on õige öelda vältinud, võib-olla sa oled neid kartnud. Võib-olla et sa oled olnud nagu nii keskendunud oma sellise stabiilsuse ja turvalisuse hoidmisele, et sa oled ennast ise pannud olukorda, kus sa oled natuke näoga nurgas ja edasiliikumine on olnud raske, sa ei ole julgenud vastu võtta uusi väljakutseid, teha uusi valikuid, aga detsembris see siiski juhtub, et sulle tuleb pakkumine, millest sa ei saa ära öelda. Ja ma ei saa sulle öelda, mis pakkumine see on, et siin võib nüüd olla nii, et esiteks mis tahes kannatused siin, kellel tööalased, kellel perekondlikud, kellel rahalised, tõenäoliselt need on erinevad, aga jah, nende kannatuste sisu ma ei saa kommenteerida. Et kui ma küsin sulle siis nõuandekaardi, et millel hoida tähelepanu, siis et põhimõtteliselt ütlevad kaardid, et sea endale väga selge siht, väga selge. Loo endale mingi visioon sellest, kuhu sa tahad jõuda. Sa võid oma kujutlustes mängida nii palju, kui sa soovid, eks ole. Ja kui sa oled näinud midagi, kas või oma vaimu silmas, rääkimata sellest, et kui sa oled näinud reaalsuses, tee oma esimesed sammud, astu esimesed sammud, kui sa tahad luua suhet, mine kodust välja, mine kuhugi, kus võib inimestega kohtuda, kui sa tahad leida tööd, mõtle, mis tüüpi töö see võiks olla, millises asutuses sa tahaksid töötada, millist tööd sa tahaksid teha, tee oma esimesed sammud. Ja eelkõige nõuandekaardid soovitavad sul just nimelt luua oma kujutlustes pilt soovitud tulemustest ja võib-olla ka erinevatest teekondadest tulemuseni. Et
kui sa oma kujutluspilti lood ja kui sa nüüd hakkad mõtlema teekonnale ja sinu arvates kerkivad sinna mingid takistused, sest siin näha on, et ega sa ei ole tegelikult pikka aega olnud valmis mingeid muutusi vastu võtma, siis ma toon sellise kujundliku näite hoopis teises suunas. Et kui see oleks matkarada, sa kujutled seda teekonda nagu matkarada, kui on maha langenud puu, nipsutada minema, kui seal on jõgi, puhuda ära, voolab ära, tekib hetkeks vooluspaus, sa saad läbi minna. Et need takistused, mida su aju on loonud, on samasugused ainult visioonid ja kui sa klammerdud oma nägemustes takistuste külge, siis sa lahendusi leida ei saa. Enamus takistustest, mis meie meeled ette viskavad, on meelepetted, mitte reaalsed takistused. On üliharvad juhtumid, kus me tõesti selgelt näeme ette raskeid hetki, ebameeldivaid olukordi, ebasümpaatseid inimesi, kahjustavaid mingeid asjaolusid. Üliharva, enamasti on need vaid meelepetted, mis tekivad meie hirmudest. Visualiseeri kerge, kiire ja niisugune vaevadeta, võitlusteta teekond. Ja sellest peaks abi olema, aga siin et sa ei peagi ise midagi tegema, et sa lihtsalt pead olema nõus oma kannatustest lahti laskma. Sa pead olema nõus tegema valikuid. Sa pead olema nõus jaatama muutuseid. Ja need on sellised täiesti ootamatud sündmuste käigud sinu jaoks, et siin ja sa pead olema valmis ise oma sellist kannatuste perioodi lõpetama. Ma küsisin, et kui sa nüüd said minu jutust aru, siis mis on see eeldatav tulemus, milleni sa võid jõuda. Ja südamekaart ei tähenda alati paarisuhet. Ja Ada suhteladumistes on hea kaart, aga samas on ta ka väga emotsionaalne kaart. Ja tööasjades näiteks ta võib öelda, et sa leiad endale töö, mida sa saad tõesti südamega teha, mis on hingele, mis ei anna sulle mitte ainult nagu leiba ja võidleiva peale, aga mis paneb su enda helisema, et sa tahad seda teha. Et mis tahes muutus sinu ellu tuleb, avardab see sinu südant, pakub sulle meeldivaid emotsioone ja ma ütleksin, et see on ka niisugune väga pehme kaart, et ta nagu kuidagi muudab helgemaks selle pilgu, millega sa maailma vaatad. Ja vaat selline vahva aasta lõpp sul, kes sa valisid Amazoniidi. Aitäh! Nii, kui sa valisid selle rannakivi, ma näitan seda kivi ka, niisugune tume, siin teisel pool on triibud. Nad on kolmnurkne ja koosneb väga paljudest kihtidest. Jah. Nii, kui sa nüüd valisid selle kivi, siis mis see on, millega sa pead sellel aastal kuidagi ühele poole saama, joone alla tõmbama, otsustama, mida sa pead veel jõudma. Mida sa peaksid lõpetama selle aastaga.
ahaa, siin on nüüd soodustatud kõik, ühesõnaga, kõik, mis puudutab sinu kodu. Et on see siis, ma tahan öelda, et väga paljudel küsijatel on see, et kas alustada või lõpetada mingi üürileping või sooritada mingi ostu- või müügitehing. mm, kõik kinnisvaraga seotud küsimused on praegu väga toetatud, et see on siis üks variant. Ja teine variant on see, et et kui sul on mingid probleemid kas oma esivanematega või pärandusega, siis detsembris peaks ajama korda kõik need dokumendid, mis tahes ametlik juriidiline külg see ei ole, et sul on võimalik detsembris saavutada niisugune stabiilsus ja kindlus, mida enne sinu elus ei ole olnud. Ja just sellises väga materiaalses võtmes, väga maises, väga praktilises ja eeldatavalt on see seotud siis metsa, maa, korterite, majade, noh jah, millegagi, mille kohta võib öelda kinnisvara. Et kui sul on mingid sinu jaoks ebamugavad laenulepingud, kohustused, need tuleks üle vaadata. Siin on, et sa peaksid üle vaatama, et noh, ma ei tea, millised lepingud sul on, eks ole, et mingi telefonioperaatorid, Eesti Energia leping, ma ei tea, mingid kommunaalid, mida sul on võimalik ise kuidagi võib-olla kuidagi kontrollida, et kui suured need summad on. Kõik lepingud, mis on seotud koduga, on mõistlik üle vaadata väga hoolega. Ja kui sinu vara on kaasomand, mis tähendab siis, et kuidas ma ütlen, et kui sa näiteks elad koos vanematega, siis peaks olema kindlalt piiritletud, et mis on kellegi oma. Kui sa elad koos, ma ei tea, oma õe või venna või töökaaslasega koos üürite mingit korterit, siis täpselt samamoodi kõik paberid peaksid olema korras, kellele langeb kui suur vastutus. Aga jah, kõik need, kes on kuidagi suunatud oma kodu parendamisele, edendamisele, ehitamisele, täiustamisele, väga-väga toetatud. Väga toetatud. Ja siin ei ole, noh, nagu kaardid hakkavad korduma, vahet ei ole. Et mis ma võin öelda, et mis siin võib ka olla, et kui sa oled otsustanud need inimesed, kes pärast lahutust, ma ei tea, kuidagi vara jagavad, et ka neil on siin väga suur esivanemate toetus siis selleks, et nende niisugune sisemine kindlustunne jääks alles. Ja siin võivad olla ka, noh, ma ei tea, võib-olla kuuendikul juhtudest äkki, mitte rohkem, iga 6. inimene võib-olla, et kui sa oled eraettevõtja ja otsid endale rendipinda, mingit äripinda või noh, tahad seda siis osta, rentida või müüa või vahetada või mingi hoonestus siis, mis on seotud ettevõtlusega, siis need tehingud on ka praegu väga head, nutikad, mõistlikud, tasuvad ära. Ahaa, et sinu vihjekaart on peeglikaart. Et ühesõnaga, et kui see olukord sulle jäi praegu hämaraks, siis, või noh, kui sa nagu saad aru, millest ma räägin, aga sa ei julge midagi teha, siis sa pead aru saama, et sa seisad silmitsi nagu oma isikliku varjuküljega, kus
põhimõtteliselt kogu see õudus, mida sa suudad ise oma peas projitseerida, ei ole reaalsus. See on sinu viis näha maailma. See ei ole reaalsus. Su hirmud on väga suured ja sa näed iseennast, oma võimekust, oma suutlikkust, oma ilu, oma tarkust, ma ei tea. Sa näed iseennast vales võtmes. jah, et sa peaksid, ma siin ütleksin, et sa pead oma hirmudele silma vaatama. jah, jah. ja las nad olla, luba neil olla. Luba neil olla, aktsepteeri neid hirme. Hästi, selge, jah, saan aru. Enne ka olen kartnud, täna ka kardan, aga teen siiski nii. Sest mina olen mina ja nii on. ja no nõuandekaart on edukaart, palju õnne, oled edukas. Konkreetselt, täpselt nii ongi, jah. Absoluutselt edu saadab sind, ei ole mingit probleemi. Kui sa nüüd lahendad neid probleeme, millest ma praegu rääkisin, siis on need hoitud, kaitstud positiivse lahendusega, enne aasta lõppu on kõik selge. ja nii on. nii. kui sa valisid mäekristalli, mis on see, millega sina siis enne selle aasta lõppu pead rinda pistma, mida sa pead otsustama, millele sa pead võib-olla joone alla tõmbama, mis sa pead korda ajama, enne kui see aasta läbi saab. mis see on? et ma toon siin sisse ma esmalt toon sisse selle, et kui sinu elus on inimesed, kellega sa oled korduvalt tülitsenud, et kui elu on nagu Ameerika mäed, et me kord kuus peame kaklema selleks, et me saaksime sõbralikud olla või ma ei tea, sõbrad olla või partnerid olla või suhtes olla, mis tahes suhtes olla, et siis see on see koht, et kus on vaja eemalduda. et siin pane tähele, siin ei ole see, et lõpeta suhe, siin on eemaldu. mine ära, mine eemale, hoia eemale. et võta endale see järelemõtlemise aeg. et siin on see, et ja siin on ka nagu mingites korduvates situatsioonides sa pead olema väga aus. et see ei tähenda, et sa tülitsed, see ei tähenda mingit draamat või hüsteeriat või pigem just vastupidi, et sa pead hoidma oma pea väga külma ja väga selge. ja väga ausalt mitte ainult teistele, aga ka iseendale välja ütlema, millised on sinu ootused. Sest siin on näha, et sa väga pikka aega püüad minna mingite unistuste poole. Ja selle asemel, et minna otse, lähed sa kuidagi niimoodi või teed ringi ja ringi ja ringi ja võib-olla küll, et iga järgmine ring on natukene suurem ring, aga sellele oma eesmärgile sa lähemale ei jõua. Ja siin on see, et kõigepealt siis oleks vaja plaani, oleks vaja iseenda jaoks selgeks mõelda, et mis sind takistab, kuhu sa jõuda tahad, kuidas sa jõuda tahad ja kes on need inimesed, kes sind takistavad või millised on, ütleme siis
kolmandikul juhtudel need võivad olla ka terviseprobleemid või sõltuvused, et kui sa ikkagi saad aru näiteks, et ma ei tea, et su peres on alkohoolik ja sa ütled, et vot selle inimese sõltuvused takistavad mul olemast edukas, siis ütlevad kaardid, sina ei ole sõltlane, kui sa tahad olla kaassõltlane, ole, aga ära virise. Kui sina ise ei ole sõltlane, astu sellest olukorrast eemale, see ei tähenda, et mine lahku, eks ole, jookse ära, see kaardid ütle põgene. Lihtsalt tõsta see situatsioon, mis on sinu jaoks ebamugav, häiriv, tülikas, tõsta endast kõrvale rahulikult, väärikalt, ära pööra sellele tähelepanu, liigu oma rada mööda, ära lase ennast häirida. Et selle asemel, et nagu keerelda kusagil nende inimeste ümber, kes ei ole üldse sinu tähelepanu väärt, mine mööda oma teed edasi. Ja siin on ka hoiatus, kuidas ma ütlen, et sa ei läheks tervendama ega õpetama inimesi, kes seda tegelikult ei vaja. Pigem ära tee. Et siin on lubatud mingite pooleli olevate tervendusprotsesside lõpetamine. See saab olema edukas, kui sa päriselt oled tervendaja. Oled ära valitu. Jah. Aga et kui sul on idee sellest, et sina tead, kuidas teist inimest parasjagu aidata, on ju. Ja lähed oma abi pakkuma heas südamest enda heas usus, eks ole, siis see ei ole praegu mõistlik. Ei, sellest tuleb ainult riidu. Et see on nagu täiesti mõttetu. Ja kui sul on peresiseselt vaja, kui sa tunned, et sul peresiseselt on vaja lahendada mingeid probleeme, siis pigem pöördu siis kas oma vanemate poole, oma elukaaslase vanemate poole, et siin on nagu just need vanemad põlvkonnad on need, kes oskavad anda häid nõuandeid. Ära arva, et sa oled väga tark. Et detsember, aasta lõpp, laseb sul jõuda mingi uue tarkuseni. Laseb sul vaadata maailma täiesti teise pilguga. Aga selleks pead sina ise olema suuteline sellest teiste inimeste ümber keerlemisest ja pöörlemisest välja astuma. Jah, ja ma ei tea, võib-olla iga 9. satub detsembris situatsiooni, kus tal on võimalik kogeda müstilist tervenemist iseendal. Et see tuleb kuidagi läbi mingi väga ebamugava situatsiooni, võib-olla läbi mingi valusa protseduuri, võib-olla niisuguse tugevaid emotsioone tekitav mingi protsess. See ei ole pikaajaline. Protsess ise ei ole pikaajaline. Et protsess ise ei kesta üle 24 tunni. Aga see mõju sulle saab olema pikaajaline. Ja kui sa soovid tervenemist iseendale, siis on see tegelikult 1 ööpäeva küsimus. 1 öö ja 1 päev. Et seal on nagu, ma isegi ütleks, siin on nagu selline nagu ettevalmistusprotsess, siis on see niisugune mingi raviprotsess iseenesest ja ongi täiesti uus algus. Et ma ütleks, et siin selles positsioonis see kaart on nagu minu jaoks praegu maskidest loobumise kaart. Vaata ise, kus sina manipuleerid teiste inimestega, kus sa püüad panna inimesi tegema seda, mida sina tahad. Või saa aru, kus teised inimesed püüavad seda sinuga teha. Et ikkagi see eemale, astu situatsioonidest välja, vaata neid eemalt, vaata võimalikult ausa pilguga ja vaata ka iseennast ausa pilguga.
väga ausalt. Enese suhtes peab siin olema täiesti äärmuslik ausus, et siis seni, kuni sa ei suuda endale oma vigu tunnistada või oma nõrkusi või oma ihasid, seni on sul väga keeruline nõustuda nendega teiste inimeste juures. Ja siit tekivad probleemid. Kui sa oled tervendaja, ära manipuleeri mitte ühegi oma kliendiga. Sellel ajal, jah, vaata, kliendil ongi õigus, on ju. Kohe eriti õigus. Ja kui sulle tundub, et klient kannab mingit maski, siis selle asemel, et minna temalt neid rebima, vaata, kas see ei ole peegeldus, kas sa ei ütle midagi sinu enda kohta. Sa väga palju selgema pilguga pead vaatama eelkõige just iseennast, selleks, et näha selgema pilguga teisi inimesi. Jah. Et see, mida sina detsembris saavutad, on siis niisugune, ma selles kontekstis praegu ütleksin, et enesekindlus, niisugune julgus näha ennast, näha teisi, näha elu uue selge pilguga ja oluliselt tugevamana suudad siseneda uude aastasse. Oluliselt tugevamana. Väga palju enesekindlamana. Et selline eneseusaldus annab sulle selle, et sa ei vaja maske. Sa oled tugev. Sa ei pea ennast varjama. Sa võid olla see, kes sa oled. Ja. See oli praegu hästi mitmekihiline. Ja, aitäh. Nii. Ja kui sa valisid ametüsti, mis see on? Mis enne selle aasta lõppu, siis sinu tähelepanusse peaks tõusma. Mida sa pead lõpetama, joone alla tõmbama, otsustama, ette võtma? Mis on vajalik veel selles aastas? Ametüsti inimesed, teil on huvitav ladumine, et mina ütleksin, et suurem osa nendest, kes valisid ametüsti, sa pead oma vaimsel teekonnal tegema mingi konkreetse kokkuleppe, väga võimalik, et iseendaga, väga võimalik, et sulle pakutakse mingeid võimalusi, ma ei tea, teha seda, mida mina praegu siin teen, koolitada või õpetada kedagi, kanaldada. Siin on pigem niisugune sõnumite edastus, jah? Ja siin on kaks võimalust, et sa kas teed kokkuleppe kellegi teisega, eks ole, või sa teed kokkuleppe iseendaga, aga iseendaga kokkuleppe on ju tegelikult kõige alus. Nii et siin on vaja leida selline, kuidas ma ütlen seda hästi, et esiteks siis oma alateadvusega kontakt peaks olema võimalikult tugev, aga see ütleb mulle ka, et sinu tee hakkab minema kitsamaks. Et kui sa enne oled vaadanud midagi siit ja midagi sealt ja 10 asja tahtnud teha või teha ühte asja ja hästi palju, et siis tõmbab konkreetsemaks sinu teekonna. Et siin on siis niimoodi, et selgitus siia juurde minu poolt oleks selline. Kui sa ei tee seda otsust, sa pead tegema, sa oled üksinduses kogunud tarkust. Sa oled arvanud, et see on saatuses sinu teekond. Ja? Kui sa ei hakka jagama seda, mida sa oled kogunud, see pöördub sinu vastu. Enne veel, kui aasta lõpeb. Et see hea õnn, mis on sind saatnud siis selliste vaimsete teadmiste teekonnal,
võib kusagil sind alt võtada, võib otsa saada, mingid lüngad võivad tekkida ja olenevalt sellest, millega sa tegeled, täiesti kindel olen, et siin inimesed praegu saavad aru, millest ma räägin. Ole ettevaatlik. On midagi, mida sa oled pikka aega üksinduses õppinud, millega sa oled pead murdnud millega sa oled vaeva näinud ja oled püüdnud aru saada sellest, kuidas kõik toimib, kuidas on seotud. Siin võivad olla ennustajad, siin võivad olla kanaldajad, ka diagnoosijad, aga mitte ravitsejad, jah. Niisugused vaimsed teejuhid, vaimsed õpetajad, ma ei tea, alates mingist enesemuutmise kunstist ja sa pead hakkama jagama. Sul ei ole valida enam, sa pead hakkama seda jagama ja sa pead otsustama nagu ära väga selle väga konkreetse suuna, et vaimses maailmas, millised on need tegevused, millega sina tegeled ja kuidas sa seda teed. See on sinu detsembri ülesanne. Siin pole valida midagi. Nii on. Ja kui ma küsin vihjekaarti, tuleb see ikkagi kuukaart. Jah. Mul ei ole midagi öelda. Nii ongi. Lepi sellega, mida sa oled kogunud, lepi sellega, mis on sinu alateadvuses, selleks, et, kuidas ma ütlen, selleks, et kaitsta iseennast ja aidata teisi, on sinul vaja väga konkreetseid vaimseid kokkuleppeid. Ja see ei ole vaimse õpetaja küsimus, et kui siin on need vaimsed õpetajad, siis ei ole need luust ja lihast inimesed. Et need võivad olla erinevad teejuhid küll, aga mitte selle maailma teejuhid. Ja selles suhtes sul ei ole üldse valikuid. Siin ainult, kui sa valisid selle kivi, ainult see variant ongi, et sa oled hakanud nagu natuke tolmu endale peale koguma ja siin tuleb kiire liikumine. Ja movement, eks ole, liigu, mine edasi. Ära enam kogu, mine, hakka liikuma, mine, tee, toimeta, tee oma kokkulepped. Et siin võivad olla ka need inimesed, kes on kusagil kässarit tõmmanud, et eks ole, et kuidas ma ütlen, et kui sellisel väga vaimsel arenguteekonnal tekivad takistused, et ego loodud takistused tavaliselt tõmbavad vaiba alt ära, et kui sa ise arvad, et sa oled juba päris tark onju, aga siis maailm näitab sulle, et ei juhmike onju, sul on veel pikk tee minna, et see näiteks on üks neid võimalusi, sest siin kaardid ütlevad konkreetselt, et sa ei ole tahtnud edasi liikuda. Mis tahes su põhjendus on see ego põhine. Sinu alateadvus väga jõuliselt püüab sind edasi tõmmata. Ja sa ei pääse sellest. Sa nagunii ei pääse. Ei. Ja nii on. Tee oma otsused ja liigu. Aitäh. Aitäh. Nii, kõik need, kes valisid selle kvartsikoppa. Et mida siis detsembris tuleks selgeks mõelda, otsustada, lõpetada, valida, mida tuleks jõuda veel detsembris. Siin on vaja tervendada iseennast, koguda energiat, tegeleda kõikide nende praktikatega, mis tasakaalustavad, laevad. Siin võivad olla
kõik need praktikad, mis on siis seotud naiselikkusega, naisaspektiga, et kõik naised, kes selle valisid siis, et see on selline väga võimas naise väe kogumise periood, just nimelt kogumise ja tasakaalustamise, tervendamise, kõik, mis sinus naisena vajab kusagil sellist puhastamist, ravitsemist, pealepuhumist, täpselt selleks aeg on. Noh, ikka tuleb, ei, üldse pole küsimustki, et see on, et kui sa oled mees, siis vali midagi muud, see on puhas, noh, äärmisel juhul, kui sa oled mees, kes on ravitseja, naised, kliendid, anna tuld, et naiste jaoks selles valikus väga suure transformatsioonikuu, täiesti uus liikumine, uus hingamine tuleb, aga sa pead õppima ennast tasakaalustama, oma jõudu hoidma, oma sellist sisemist energiat õigesti ohjama ja suunama, et sa seda asjatult ei pillaks. Ja siin on sul on võimalik enne aasta lõppu pöörata täiesti uus lehekülg. Selline sügav sisemine transformatsioon, kas lõpule viia, jah, või kui see pole alanud, siis kuuga, võib-olla vähemaga, 3 nädalaga. Pigem ma jääksin jah selle 3 nädala peale, et on võimalik pöörata oma elus täiesti uus lehekülg. Et kui sa nüüd tahad mingit vihjet siia juurde, et minu juttu paremini mõista, et siis see vihjekaart on ülempreest rinna õhumärkide, et esiteks siis, kui sa ise oled õhumärk, on sinu teekond väga toetatud. Kui sa oled mis tahes muu märk, siis õhutasand on niisugune ideede tasand, jah. Sul peab olema visioon, ettekujutus tervest, terviklikust sinust, jah. Siin on, ja noh, ülempreest rinnakaart nii ehk naa ütleb, see on väga äge vaimse teekonna kuu sinu jaoks. Ja vaata, siin ei ole lõhkuvaid kaarte, eks ole, et selles mõttes, et nii nagu need kaardid siin praegu on see puhtalt väe kogumise periood. Kogu siis, tasakaalusta siis, lae siis, tervenda ennast. Täiesti nagu takistuste vabalt on sul siin võimalik, ma ei tea, liikuda kuhu tahes. Jaa, kaitstud teekond, absoluutselt kaitstud teekond, esivanemate kaitse. Esivanemate kaitse sellele, mis ma rääkisin. Ma siin ei taha rohkem midagi öelda. Kes sai aru, see sai aru. Kes ei saanud aru, tead, mina arvan, nüüd ma ütlen küll täitsa otse, ütlengi nii nagu on, et siis sa oled valinud vale variandi. Sest siin oli praegu väga selge sõnum. Aitäh! Nii, et ja järgmine, et kui sa valisid siis selle kivi, vaata, siin on püriiti sees, ma ei tea, kas see paistab sinna kaamerasse ära, kuidas ta sädeleb. Imekaunis. Et kui sa valisid selle kivi, siis mis see on, millega sa pead veel sellel aastal silmitsi seisma, rinda pistma, joone alla tõmbama, ära otsustama, ära lõpetama võib-olla, aga võib-olla alustama. Mis on see, mida sa pead veel jõudma selles aastas? Mida sa peaksid teadma? Võtaks selgituse juurde siia.
ühesõnaga, siin on nüüd nagu paar erinevat varianti, ma võtan siia ühe veel siis. Tead, siin on, minu jaoks on siin niisugune lugu, kus see, mida sina peaksid lõpetama, on midagi sinu suhtlemises, viisis, kuidas sa maailmaga suhtled. Võib-olla sa räägid endast liiga palju, võib-olla sa räägid endast liiga vähe, võib-olla sa räägid valede inimestega. Et siin on nagu selline hästi tugev kommunikatsioonihäire, et ja mulle nagu tundub, et see taust on siis niisugune, et kus ühel või teisel moel ikkagi, ma jään selle juurde, sinu suhtlemine teiste inimestega on takistatud, on vaevaline, on raske, sa tunned ennast ebakindlana, sa oled praegu, tõenäoliselt oled sa väga väsinud, väga emotsionaalne, tüdinud, vähe magada saanud, väga palju pidanud mõtlema, väga palju, väga intensiivne tundeelu on olnud ja siin on kuidagi mingid suhtluses tekkinud niisugused egoprobleemid, et kus sa siis ma ei tea, kas keegi on üritanud sul nagu vaipa alt ära tõmmata või et see selline eneseväärikuse ja oma vaimse tervise hoidmine on olnud sulle väga raske ja kuna see sulle endale on raske olnud, siis sa nüüd oled läinud nii kaugele, et nagu sind on niimoodi üle võlli keeratud selles suhtes, et sa hakkad seda maailma peegeldama, mis tähendab, et sinu sõnumid enam ei ole ka päris adekvaatsed. Et siin võib tekkida see ahelreaktsioon, et keegi ütleb sulle midagi, mis sind solvab ja siis sina paratamatult, teadvustamatult nähvad järgmisele inimesele mida iganes. Et selline keeruline olukord, kus ma ütlen, et arukamad inimesed siin on ise loonud sellise situatsiooni, kus nad on oma suhtluse võimalikult ära kärpinud. Et ei tahagi suhelda ja tead, see on mõistlik. See tegelikult on mõistlik. See aitab sul praegu kuidagi terveks jääda. Aga vaikselt peaks siiski liikuma. Vaatan kohe. Et siin on mingi etapp sinu elus saab läbi. Ja et mulle tundub, et siin on see olukord, et kus ja ikkagi, et see on nagu mingi suhtlemistakistus, vahet ei ole kas vastassugupoolega, eks ole, või siis lähedaste inimestega. Siin ei ole mitte seda, et oleksid olnud mingid ulmekonfliktid, aga on olnud väga, ma ei tea, kas inimesed on olnud teineteisest kaugel, võib-olla inimesed ei olegi isegi veel tuttavaks saanud, eks ole, või võib-olla on olnud kuidagi suhtlust takistatud selles mõttes, et ma ei tea, et mina olen Lõuna-Eestis ja sina oled kusagil Põhja-Soomes ja meil ongi väga keeruline suhelda. Et siin nagu kaks lugu minu jaoks põimuvad, et üks on ikkagi see lugu, et inimene on valinud teadlikult üksinduse vaikuse ja see on mõistlik ja see ongi tark ja sa võid seda joont hoida ja astuda siis oma sõnadega inimeste ette või ka ühe inimese ette ainult siis sellisel juhul, kui sa tunned, et sa parasjagu oled tõesti tugev, enesekindel, rahulik, positiivne, et sul on midagi öelda ja siis on need teised inimesed, kes siin peavad olema valmis selleks, et
et kui sa oled kusagil ülearuselt, ma ei tea, chit-chattinud, eks ole, loonud endale mingi metsiku tutvusringkonna ja loonud endast kuvandi kui väga vahvast inimesest, nüüd siis tekib sinul siin see koht, kus sa pead reaalsuses ka näitama, et selline ma olengi. Nagu sama situatsioon, eks ole, et mis sul on olnud veebis, mingites gruppides või ka üks-ühele vestluses, läheb nüüd nagu järgmisele levelile, uus tsükkel algab, eks ole, ja sa pead tõestama, et sa oledki nii suurepärane, nagu sa oled väitnud ennast olevat. Ja ma ei saa rohkem öelda. Nope. Et kes sai oma, see sai. Et kui oli liiga keeruline, kui oli liiga segane, siis ei olnud oma. Ja siin on sellist kalduvust, et inimesed võivad olla depressiivsed, emotsionaalsed, tundlikud, ülitundlikud, sellises faasis parasjagu, kus kõik on nii keeruline, elu on nii raske. Aga tead, läheb üle. Midagi pead sa muutma selles, kuidas sa suhtled teiste inimestega. Ja alustama peab ikka tõesti enda mõttetasandist ja vali hoolega, et kellega rääkida seda niisugust tühja-tähja pealiskaudset ebaolulist ja kes on need inimesed, kellega sa päriselt võid ennast jagada. Jah, ja nii on. Nii, ja kui sa valisid selle roosa kvartsi, mis see on, mida sa peaksid siis jõudma veel sellel aastal detsembriga üle vaadata, otsustada, lõpetada, korda teha, ära sättida. Mis see on sulle väga oluline? Et kõigepealt ma ütlen kohe, et kui sa tahad saada mingit avalikku tähelepanu, või kui siin võib tekkida see koht, et kus sa saad paratamatult väga palju avalikku tähelepanu. Tõenäoliselt pead sa ära otsustama selle, et see on mingi seltskonna küsimus. Ja tead, siin sinu jaoks ei olegi vaja nagu midagi otseselt lõpetada. Pigem see on see, et sa pead kätte saama, siin on, sisuliselt on siin nagu päev ja öö, eks ole, et 2 väga vastandlikku suunda. Ja see, mis, ma veel ei võta neid lisakaarte, et mis ma tahan öelda on see, et üks ei välista teist. Ja ära suhtu sellesse liiga pinnapealselt ja liiga pealiskaudselt, kui sulle tundub, vaata, et sa nagu, et sul on 2 valikut ja sa oled teinud hea valiku, siis see detsember kindlasti näitab sulle nagu mündi 2 külge. Vaata mõlemad üle, ära torma. Ja siin on nagu puhtalt selline suhete teema, et siin on võimalik sinul siis mitte lõpetada, aga sõlmida pikaajalisi suhteid. Väga pikaajalisi. Ei ole vahet, kas need on töösuhted, isiklikud suhted. See, mida sina detsembris lood, sa pead teadma, et see on väga pika mõjuga. Väga pika mõjuga. Et siin on siis soositud kõik, mis puudutab esiteks siis kõik südameasjad, jah. Teiseks kõik, mis on seotud eneseväärikusega, eneseväärtustamisega, enese eksponeerimisega maailmale.
jaa. Et see ei ole mitte ainult see, et kellena sa tahad ennast näidata, aga sa hakkad paratamatult saama ka tagasisidet, kuidas teised sind näevad. Ja sulle tõenäoliselt tulevad siin ka mingid pakkumised, et mis nagu tööpakkumised, suhtepakkumised, need, ma ei saa öelda, need nagu sõbrad on vale öelda. Et ja ma vaatan jah, et siin, et ole ettevaatlik sellega, et sind ei kasutatakse ära, et keegi ei teeks sinust seda pruutigas pulmas, eks ole. et ära lase ennast tanki panna. Kui sa oled sunnitud avalikult esinema, siis hinda oma panust kõrgelt ja küsi seda hinda, mida sa päriselt väärt oled. Ära lase ennast alahinnata. Siin see oht on. Pakkumisi tuleb ja tõenäoliselt siin on, ma ei tea, 1/3 inimestest tundub, et nagu, ma ei tea, kas sa teed laivis mingeid ülekandeid, ma ei tea, striimid kusagil midagi, lood oma mingi grupi kusagil veebis. Jaa, väga suur avalik tähelepanu. See ei ole see, et vaata, et ma olen siin oma kollektiivis ja 10 inimest mind kuulavad, on ju. See on suurem kui 10 inimest. Väga suur avalik tähelepanu ja tegelikult oled sa valmis seda vastu võtma ja peaksidki vastu võtma. Ja ma panen selle paki ära, sest ma tõmban siit sedasama teatekaarti, kirjakaarti, mingid sõnumid juba 3. korda, nii et seda lihtsalt pole mõtet vaadata. Mingi väga hea pakkumise sa saad, vaata, et sa küsid, ühesõnaga, et sa väärtustaksid ennast piisavalt kõrgelt. Ära luba ennast lati alt läbi lükata, see mahu sealt läbi. Hoia oma selg sirge ja pilk selge ja juhul, kui sa siin tõesti nüüd suudad sellist eneseväärikust hoida, iseennast väärtustada, siis võib sellest mingist pakkumisest saada väga pikaajaline projekt. Püsiv. Jaa, aga et ma tõmbasin siit pakist ka linnupuuri ja vaata, ma räägin, ole ettevaatlik sellega, et sa ei annaks lubadusi, mida sa ei taha täita, et sa ei sõlmiks koostööleppeid, mis sind hiljem aheldama hakkavad. Hinda ennast kõrgelt. Sest muidu oled sa, et vaata, siin on see linnumajakene, eks ole, nagu jah, aga sisuliselt võib see olla ka puur. Et me siin, kuidas ma ütlen, et siin selles majakeses võib lindudele toitu anda, eks ole, ja kõike teha nende heaks, teha neile häid pakkumisi, aga samal ajal võib siit ka luugid kinni lükata ja öelda, et nii, tipukene, siin sa nüüd oled. Trellide taga kindlas kohas kinni. Et ära ennast ise näoga nurka mängi. Tõesti, sa pead iseennast väga kõrgelt hindama. Väga selge peaga pead mõtlema, sa pead oma enese püsiväärtustest küünte ja hammastega kinni hoidma ja ei tohi teha mitte ühtegi järeleandmist, mitte ainsatki.
ja nii on. ja nii on. tänan sind.